Pukile. Või mis nästa? Ma olen ka kaasaliselt aru. Lihtsalt alguses sa oled siin ja siis, kui sa lähed ühel ajal, see ongi see, et sa ei saa nagu enam vahetada. Kui paneks tähele. Oleks vaata kaameras. Enne liigat võtavad ja vidim kaala. Täna padras. Vabra. Sa võtad siis? Oh, That's why he needs to run. mucho miedo, ¿eh? Bueno, miedo. Ramsik. Kiiga, aga... I finish. Cross step, Harney. And other side back. Okay. Very simple drill. You take the ball, you dribble through the cones, you have to go here to stop. Yes. In. Here. Wow. You take one cone, one. You put it over this. Teed ei ole minu nimes. Hendrik, vabandust. Mul meeldib rohkem Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 6, 7, 8, play! 7, 8, 0, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, orange, keep it up! 0, 0, 6, 7, 8, 9, 10, orange, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, can we switch? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and shoot, brother! Hey! Ibra! Yes! Press now! Sõida! Ani, play with them! Henri, sõida, palun! Hea söö! Guys, first, calm down. This is football game. You have played all your life this game. Just a game. Against good opponent, but you are also good team. You need to enjoy, guys, this. Calm down, don't be nervous. Go there, be the fucking man. Let's see who is the better team. Don't overthink, guys. I will do this part myself. Leave it to me. You just go, do what I'm asking from you, what coach is asking from you, and that's it. If something will not work, we will figure it out. We will change something. You don't need to worry about that. Okay?
Paide linnameeskonna abitreener ja videoanalüütik võib sinu kohta samamoodi öelda. Oled ilmselt nüüd viimase nädala jooksul vaadanud ja ennast tuttavaks teinud Aserbaidžaani jalgpalliga ja BFC Zire mängustiili ja kogu sellega, kuidas neil see mäng seal muru peal välja tuleb. Turundustiim tegi eelmisel nädalal, läinud nädalal postituse, kus ütles, et tegemist on tehniliselt tugeva meeskonnaga, kes eelistab distsiplineeritud kaitsetööd, palliga mängimist ja kiiret üleminekut rünnakule. Vastab see teile? Jah, enam-vähem selliselt nad mängisid. Kui kellegagi võib-olla Eesti liigast neid iseloomustada või võrrelda, siis ma tooks välja, et nad mängivad väga sarnaselt FC Florale, sarnase asetusega, sarnase ideega ja midagi uut see meie jaoks selles mõttes olla ei tohi, et ilmselt kvaliteet on natuke teistsugune ja mängijad on võib-olla natukene tugevamad kui siin liigas, aga suures pildis ma arvan, et midagi uut see meie jaoks selles mõttes ei ole. Kui sa siin rannastatal seistes praegu FC Florat mainid, siis natuke tuleb nagu hirm naha vahele, sest et me seda kõike üritame mitte enam mäletada. Jah, ka hea point võib-olla, aga sellest mängust on oma järeldused tehtud ja peale seda mängu, mis järgmine tulemus oli, siis seal me võtsime nagu oma, nii et ma arvan, et kõik need korrektuurid nendest kehvadest mängudest on tehtud ja ma arvan, et me oleme homseks igal juhul selles mõttes valmis. Nii nagu see eurosuvi siin kiiretempoliselt käima läheb, siis tegelikult vaid napp nädal lahutab ühte mängu teisest ja ühte vastast teisest. Kui palju sellega tegelikult jõuab treenerite tiimis tööd ära teha ja mängijateni seda infot söödavas vormis ette kanda? Ütleme nii, et meie staffina nagu kindlasti teame rohkem ja oleme nagu rohkem enda jaoks ette valmistanud kui see, mis me mängijateni reaalselt viia saame ja me peame väga nagu hoolikalt valima, et mis info me neile reaalselt nagu lõpuks anda saame, sest kui me kõik neile ette viskame, siis on seda infot liiga palju ja kõigega reaalselt ju tegeleda nagu ei jõua. Ehk siis, et meil enda jaoks on välja mõeldud justkui nagu variant A, B ja C, aga mängijateni me oleme võib-olla praegu viinud 1 või 2 nendest variantidest, ehk siis kui tekib vajadus, siis me viime selle 3. variandi nagu ka. Ja noh, samamoodi nagu sa ütlesid, et nädal aega on 2 mängu vahel, siis me ei tohi ära unustada, et nädala pärast me oleme Aserbaidžaanis juba ja selle mängu kontekstis siis nagu ka me peame homse eel siis eelkõige olema nagu ei tohi ära unustada justkui, et meil on 1 mäng veel, et olema kannatlikud ja hoidma mänguplaanist nii palju kinni kui vähegi võimalik ja loodetavasti siis hea tulemusega saame sinna Bakuusse me sõita ka. Meil on tegelikult aastaid ja aastaid läinud kuidagi loosiga niimoodi, et esimese mängu mängime sõltumata eelringist võõrsil. Nüüd me mängime üle väga pika aja esimese mängu kodus. Mida see homse kontekstis muudab, kas muudab ja kumba ise võib-olla tegelikult eelistate, kui valida saab võõrsil või kodus alustada? Mina isiklikult ma arvan, et eelistaks alustada võõrsil, aga suures pildis ma arvan, et see ei oma mingisugust tähtsust, et kuna vastane on eeldatavalt justkui nagu favoriit ja tugevam kui meie, siis võib-olla see kodus alustamine just annab niisuguse hea enesekindluse, kui saaks siit hea tulemusega nagu minema. Et selles kontekstis võib-olla on isegi selle mängu raames alustada homme siin Pärnu rannastaadionil natukene parem. Transfermarket on üks niisugune sait, kus ikkagi jalgpallifännid ja tegelikult spordidirektorid ja kõik käivad seal aeg-ajalt. Ja see sait ütleb niimoodi, et Zire satsi väärtus on üle 12 miljoni ja ta ütleb seda, et Paide satsi väärtus on natuke üle 3 miljoni. Palju see vahe tegelikult murul rolli mängib? Tarmo Kink ütleks selle peale muidugi, et selle eelarvega te võite lutsu visata, sest et mäng käib 90 minutit ja eks me siis vaatame, kes reaalselt nagu lõpuks parem meeskond väljaku peal on. Muud ma ei oska öelda, et eks see muidugi mängib mingisugust rolli, see on selge, aga kui me oma mänguplaanist kinni hoiame ja me endi asju nagu teeme nii, nagu me peame tegema ja nagu me oleme valmistunud, siis ma arvan, et lõpuks see eelarve, see ei pruugi nii palju nagu rolli mängida, et me oleme sellest ajast saati, kui Tarmol tuli, me oleme väga palju üritanud võistkonnale sisendada seda, et see, mis nagu siin on, et see on lõpuks nii palju tähtsam ja ma arvan, et sellega on võimalik väga palju nagu tasakaalustada siis neid nii-öelda rahalisi vahendeid või mängijate kvaliteete. Et see, kui palju sa oled valmis nagu tööd tegema ja valmis reaalselt nagu sisse panema väljakul endast, siis ma arvan, et see on lõpuks nagu et me suudame sellega nagu balansseerida seda kvaliteedi vahet siis võib-olla. Suurepärane, mina sain oma küsimustele vastused ja soovin teile palju edu homseks. Aitäh.